Tervitame teid Miile keskuses. Täna valmistame kohvi kõrvale mandlitarti. Alustame valmistamist liivataignast. Esmalt segame või puudersuhkruga. Kui puudersuhkur on tükist, siis kindlasti sõelume läbi. Lisame juurde muna ja soola. Kui või, suhkur ja muna on ühtlaseks massiks kokku segatud, siis on aeg sõeluda sisse nisujahu ja lisame mandlijahu. Mandlijahu pole vaja sõeluda. Ja segame jällegi ühtlaseks massiks, et alguses segame spaatliga ja siis, kui enam spaatliga segada ei anna, siis saame käsitsi teha seda edasi. Tuleb välja selline üpriski pehme taigen. Keerame nüüd taigna kile sisse ja paneme külmkappi ja jahutame korralikult maha. Samal ajal, kui liivataigen jahtub külmkappis, valmistame ette täidise. Segame kokku puudersuhkru ja või. Lisame ükshaaval munad. Ja viimasena lisame juurde mandlijahu. Lisame maitsestamiseks apelsinilikööri ning mandliaroomi. Täidist on ka vaja maha jahutada, seega läheb ka külmkappi. Taigen on nüüd ilusti ära jahtunud. Ta hoiab hästi kuju. Saame ta lahti rullida. Tardi valmistamiseks kasutame spetsiaalset vormi. Ja hakkame selle järgi vaatama, kui suureks taigna on vaja rullida. Kui ääres tekivad sellised lõhed, siis pole sellest midagi. Lihtsalt tõmbame selle taigna tagasi kokku. Nii, nüüd see mõõt on täiesti okei. Ja paneme niimoodi vormi sisse. Selline korvike on välja tulnud ja korvikese sisse paneme täidise. Meil tuleb üks kook mustikatega, teine ilma. Näeme siis kas värsked või külmutatud marjad täidise peale. Uputame natukene niimoodi sisse ja puistame peale veel mandlilaastud mõlemale koogile. Küpsetame 180 kraadi juures ülevalt alt kuumuse režiimiga. Kook maitseb hästi nii soojalt kui ka külmalt. Säilib külmkappis kuni nädal aega. Nautige head kooki koos Miilega.